Flipper on selline uus teenus, mis saadab inimesele tema eelistustest ja tema elustiilist sõltuvaid väga häid pakkumisi SMS-iga otse tema mobiiltelefonile. Meie teenus on asukohapõhine, mis tähendab seda, et inimene saab olenevalt asukohast neid pakkumisi, mis talle võiksid kõige suurema tõenäosusega huvi pakkuda. Kaupmehele pakub Flipper võimalust leida kogu selle massi seest, inimmassi seest üles just need õiged inimesed, kes tema pakkumisele on kõige sobilikumad. Me lubame üles leida need inimesed õigel ajal ja õiges kohas, ehk et siis näiteks kaupmehe poe juures. Toome lihtsa näite. Flipperi teenust registreerib kasutama, ütleme 33-aastane naisterahvas. Ja tema elustiil kätkeb endas sporti, ta on sportlik inimene. Ta kirjeldab meile, kuidas talle meeldib vaba aega veeta või kultuuri tarbida. Ja ühtlasi me teame ka seda, et tal on ilus tore perekond, tal on 2 last. Ja ütleme, et see sama naisterahvas käib linnas ringi ja ajab oma igapäevaseid asju. Ja kui ta on jõudnud Raekoja platsile näiteks, saab ta Nukuteatri käest sõnumi. Ja Nukuteater kirjutab talle, et kuna me teame, et sul on 2 vahvat väikest last, siis hüppa enne kella 6 täna meie kassast läbi ja me anname sulle 2 piletit etendusele 40% soodustusega. Ja eriti toredaks teeb selle asja see, et Nukuteater on sisuliselt ümber nurga Raekoja platsist. Et see peaks enam-vähem olema ettekujutuse, kuidas meie platvorm töötab. Või siis ütleme ärikliendi poole pealt. Restorani omanik teab väga hästi, et põhilised tipptunnid on siis lõuna ja õhtune aeg. Aga vahepeal on kokad seisavad jõude, sisuliselt inimesed käivad ainult teed rüüpamas. Mida meie platvorm võimaldab teha, me laseme sellel samal restoranil ise püsti panna kampaania, kus ta siis teeb suurepärase pakkumise sellest kellaajast selle kellaajani, määrab ära selle inimese, kes kõige suurema tõenäosusega saaks kõige parem emotsiooni sellest pakkumisest, mida ta hakkab välja saatma. Ja nii ongi, et näiteks alates kella 3 kuni kella 6 siis Flipper otsib neid inimesi selle restorani ümbruskonnast, kes kõige suurema tõenäosusega hindavad seda pakkumist, mida see sama restorani omanik välja saadab. Ja näevad head võimalust selle pakkumise ärakasutamises. Flipperi idee kui selline tekkis meie meeskonnal circa 2 aastat tagasi. Ja kui me hakkasime otsima võimalusi selle idee realiseerimiseks, siis loogilise sammuna astusime sisse MTÜ uksest ja väga positiivse üllatusena sealsed inimesed olid ülimalt avatud sellele mõttele. Nad nägid sellest perspektiivi ja eraldasid ressursse selleks, et meie koostöö saaks võimalikult hästi koha pealt minema. Nüüdseks me oleme koostöös seda platvormi ja seda äriideed arendanud 1,5 aastat. Ja siiamaani on kõik suurepäraselt sujunud. Ma olen tõsiselt tänulik selles, et ka suurettevõtetes leidub inimesi, kes on valmis kiirelt uute ideedega kaasa minema ja väikeettevõtteid abistama. Ja nüüdsest loodame siis Flipperi turule tuua loodetavasti veebruarikuus.